Ja kui me räägime nüüd siis esitamata majandusaasta aruannetest, mis on potentsiaalsed ebatüüpilised pankrotid, siis lähme siit natuke edasi. Ma natuke läksin sassi ja ma tahtsin siis tüüpilisest rohkem rääkida. Aga kuna ma praegu selle ebatüüpilise juures olen, siis ma näitan siin kohe ära, et siin kogu võlgade maht on 42 miljonit, 43 miljonit keskelt läbi siis, mis eelmisel aastal siis sundkustutati, ehk siis lõppkokkuvõttes siis maha kanti. Ja need majandusaasta aruanded, mis siis eelmisel aastal maha kanti, on esitamata 3 ja enam aastat. Suurima võlgnevusega ettevõtted kuuluvad 2 välismaalasele ja nende 2 isiku koguvõla maht on 5,3 miljonit eurot. Üldsegi mitte väike raha. 5,3 miljonit on lihtsalt sundkustutatud ära. Ja 3. kohal on kehtiva ärikeeluga isik, kelle võlakogumaht on 1,8 miljonit eurot, mis siis eelmisel aastal sundkustutati. Need tabelid, failid on kõik olemas. Nii, näitan siis ära siin ebatüüpilise pankroti. See on nüüd see 6604 ettevõtet. Selle, kelle võlgade kogumaht oli siis 43 miljonit. Siin lahtris on nüüd juhatuse liikme skoor. See skoor pärineb inforegistrist. Ma ei tea, kui paljud inforegistrit on vaadanud, aga ütlen siis kiiresti ära, et see skoor näitab siis juhatuse liikme seotud ettevõtete olukorda. Ehk siis skoor võib olla kas positiivne, skoor võib olla ka negatiivne. Negatiivsel juhul näitab ta siis ära, et sellel ettevõttel on kas väga suured võlad ühes ettevõttes või on tal palju ettevõtteid, kus on väga suured võlad. Ütlen ära, et kohe, et sellise skooriga nagu -160 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 miinust. Need on põhiliselt variisikud, kes ise võlgasid ei ole tekitanud, kuid on siis võtnud need võlad enda kanda. Nii, ja nende võlgade kogumaht on siis 43 miljonit eurot, mis siis eelmisel aastal mis eelmisel aastal sundkustutati need ettevõteteks. Et vaatame siin näiteks neid suurimaid välismaalasi ka. Et mis ma siin enne näitasin, et 5,3 miljonit on siis 2 välismaalast meie siia maha jätnud võlgadega, mis siis lihtsalt kergelt ja ära likvideeriti. 3. kohal on Hillar Talts, kes on tegelikult meil Eestis ärikeeluga inimene ja tema puhul siis on üks ettevõte, kelle võlgnevuse kogumaht oli 1,8 miljonit eurot. Hillar Talts on variisik. Ärikeeluga variisik. Miks ärikeeluga variisik saab toimetada ärides? Jällegi, mina ei tea, aga tahaks ka teha.